nüüd oleme tulnud aga raudteemuuseumisse, kus on võimalik tutvuda väga paljude erinevate rongidega ja samamoodi ka võib-olla raudtee ajalooga, et kindlasti tasub tulla siia kas koos klassiga või lihtsalt perega mõnusat aega veeta. No, me oleme ikka Lavassaare raudteemuuseumis, mis on eksisteerinud siin juba ligi 40 aastat. Ja sügishooaeg on meil selline, et septembris on muuseum laupäev-pühapäev lahti kõikidele. Aga nädala sees siis on ekskursioonid, saab tellida gruppidele. Eriti paneksin südamele õpetajatele, et oma lapsed tooksid seda ajalugu siia vaatamisest. Ajaloo raamatuses paraku õpikutes selle kitsarööpse raudtee kohta ilmselt midagi ei ole kirjas. Ja teil toimuvad ka erinevad üritused ka siin, et millal need täpsemalt toimuvad? No aurupäevad on meil traditsiooniliselt ikka nagu alati ja nüüd augusti lõpp on kooliütsi aururong 2 päeval, 30-31 august, siis on esimesse klassi minejad saavad suure soodustuse selle rongisõidu peale. Aga edasi on siis september on 20-21 september, kus juures 21. on ka vanavara laad Lavassaares ja siis saab ka rongiga laadalt sõita siia muuseumisse vastupidiselt, saab piletit sealt laadalt osta juba nii. Ja teil on selja taga ka üks äge rong, et kuidas seda kasutatud on või mille tarbeks, et teil see siia tehtud on? See on tegelikult rekvisiit filmivõteteks. Nimelt juuli alguses algasid meil siin muuseumis uue vabadussõja teemalise filmivõtted. Ja kas aurupäevad toimuvadki nüüd ainult septembris ja augusti lõpus või neid on lisaks sügis? Jaa, meil on ikka oktoobris, me tähistame raudteede sünnipäeva, oktoobri keskel on meil aurupäevad ja jõulurong on siis detsembris, detsembri teisel nädalavahetusel. Ja millal võib-olla Eestis hakati kitsaid raudteerööpeid ehitama? No 130 aastat tagasi kevadel märtsikuuses algas siis Pärnu ja Valga vahelise kitsarööpise raudtee ehitus. Praegu siis 130 aastat tagasi on see raudtee ehitus täies hoos. No kohati oli seal neil ka mingid tõrked, et materjalide probleem ei saanud rööped õigel ajal ja liiplite materjali niisuguste asja. Või oli siis tööjõupuudus, et vahepeal toodi Riiastisega soldatid appi tööle, et see raudtee valmis ehitada, aga siis tuleval aastal saab tähistada siis rongiliikluse algust, 130 aastat.